Tere tulemast kõigile Tallinna ettevõtluspäevale, mille selle aasta teemaks on Restart. Minu nimi on Evelin ja minu kõrval siin on Alesia ja meie täna räägime persoonibrändingust. Pealkirjaks on turundus steroididel, sellepärast et tänapäeva uued kanalid, sotsiaalmeedia ja nii edasi on andnud väga palju uusi võimalusi kõigile, kes tahavad kas siis teha restarti oma karjääris või alustada ettevõtlusega või siis oma ettevõtet võib-olla koroona ajal restartida või lihtsalt kasvatada. Ja millest me siis täna räägime? Me andsime Olesiaga välja eelmise aasta detsembris raamatu bränd nimega Sina, kus on 100 sammu, kuidas oma persoonibrändi teadlikult kujundada. 100 sammust me täna ei jõua rääkida, aga me räägime päris mitmest sammust ja anname teile ka sellise one-pageri ehk siis võib-olla lihtsamas keeles üheleheküljelise persoonibrändingu strateegia, kuidas te saate teadlikult hakata kõik väga lihtsalt oma persoonibrändiga tegelema. Ja miks see oluline on? Sellepärast, et persoonibränding võib öelda, et see on tegelikult nagu lubadus. Lubadus teie klientidele, lubadus teie koostööpartneritele ja lubadus siis ka üldsusele. Ja kui see lubadus on kindel, siis te leiate oluliselt lihtsamini oma kliente ja nendega, kellega koostööd teha. Aga enne, kui me lähme selle persoonibrändingu teema juurde, räägime äkki enda loo ka. Olesia, räägid sa äkki kuidas sina persoonibrändinguni jõudsid? No ikka räägin, et tegelikult persoonibränding ongi inimeste lood. Ja ma jõudsin persoonibrändinguni tegelikult kahelt erinevalt poolt. Ühest küljest mul on aastaid tegelenud ettevõtlusega, viimastel aastatel olen goal marketingi strateegia koolitaja ja aitan ettevõtetel läbi sotsiaalmeedia jõuda nende eesmärkideni. Ja kui tahta jõuda läbi sotsiaalmeedia eesmärkideni, siis me tegelikult peame alati näitama inimesi ja korporatiivbrändid, nagu sa ise ka väga hästi tead, tegelikult pigem tahavad peita ennast sellise mõnusa fassaadini. Teisest küljest mina olen ettevõtjana käinud nii üleval kui ka all ja kui te võib-olla kuulete ja mõtlete, et kuidas siis nullist alustada, siis ma võin teile öelda, et allapoole nulli on tegelikult veel keerulisem alustada, aga ma jõudsin sellise arusaamiseni, et kui me tegelikult mõtleme selle peale, et kes me oleme, mis on meie selline persoonibrändi DNA, nagu me ütleme, millised on sinu tugevused, mis on sinu kirg, mis paneb su silmi särama, mis on sinu miks, et siis mida sa saad ja tahad tegelikult maailmas muuta, siis seda ei ole võimalik meilt mitte kunagi ära võtta. Ja see ongi tegelikult see energia, see power, mis panebki sind steroiditel peal tegelikult üles, sa saad absoluutselt kõike, mida sa tahad saavutada. Aga kuidas sinuga siis lood on? Minul on siin hästi põnev siin stuudios täna istuda, sest et me istume tegelikult Viru hotellis, eks ole. Ja mina tegin sellise korralikuma restardi oma elus 2 aastat tagasi. Täpselt 2 aastat tagasi tegelikult mind kutsuti ka ettevõtlusametile esinema ja siis oli mu elu kapitaalselt teistsugune. Ma olin siin Viru hotelli müügi- ja turundusdirektor, just lahkunud sellelt ametikohalt. Mu ümber paljud inimesed arvasid, et ma olen hulluks läinud, et ma sellisest töökohast loobusin ja mul ei olnud väga head plaani, mida edasi teha, aga ma teadsin, et ma tahan midagi muud proovida. Ja tahtsin proovida ettevõtlust ja alustasingi täiesti nullist 2 aastat tagasi korraliku restardina. Ja täna, kui ma mõtlen sellele 2 aastale, see on väga põnev teekond olnud. Ma olen tänaseks siis juba 2 ettevõtet loonud, üks nendest Your Brand Up Studio on siis turundusagentuur, mis aitab suurematel ja väiksematel ettevõtetel õnnestuda müügis ja turunduses. Ja teise ettevõttega ma opereerin külaliskortereid, mida me oleme ka koroona ajal päris palju restartinud, aga järgmise aasta lõpuks ikkagi opereerime juba 200 korterit, nii et mina ise olen väga palju läbi teinud step by step ka meie selle raamatu ja see raamat põhinebki väga palju meie mõlema kogemusel.
aga meie Oleisiaga tegelikult ei taha täna teile üldse rääkida oma lugu, sest sellest me oleme nii raamatus rääkinud kui erinevatel koolitustel rääkinud. Me tahame tuua teile sellised konkreetsed näited, konkreetsed inimesed, kes siis on läbi persooni brändingu jõudnud väga kaugele oma valdkondades ja näidata ka teile, et seda annab teha igas valdkonnas, et meie Oleisiaga oleme konsulteerinud ikka väga erinevate valdkondade inimesi ja me ei ole veel leidnud ühtegi valdkonda, kus seda rakendada ei saa. Aga täna ma kutsun siia kinnisvara valdkonnast Sandra Alliksaare ja siis ühe väga ägeda fotograafi Kersti Niglase. Nii et mina loovutan oma koha nendele selleks, et te saaksite kuulda siis nende lugu ja Oleisia vestleb siis sellel teemal, kuidas nemad on suutnud läbi persooni brändingu väga edukateks oma valdkondades saada. Nii et aitäh teile. Aitäh sulle, Evelin. Tulge, jaa. Tere. Tere, rõõm teid näha siin. Nagu me alguses tegelikult ütlesime, et persooni bränding on inimeste lood, erinevad lood ja meil on Eveliniga tekkinud juba mõni aasta tagasi selline tunne, et persooni brändingust inimesed saavad Eestis väga valesti aru. Enamasti inimesed tegelikult ei saa üldse aru, mis asi persooni bränding on ja kui saavad, kuidagi aimavad, mis asi see võiks olla, siis on hästi levinud stereotüüp, et tegelikult persooni brändiga peaks tegelema mõjutajad, peaksid tegelema poliitikud, võib-olla peaksid tegelema ka tegevjuhid, aga kohe kindlasti mitte iga normaalne inimene. Samas, kui me mõtleme selle peale, et persooni bränd on tegelikult meil igaühel juba olemas, nagu Jeff Bezos on öelnud, et persooni bränd on see, mida inimesed räägivad sinu kohta siis, kui sa oled ruumist lahkunud, siis persooni bränding on tegelikult teadlik persooni brändi kasutamine nii turundus, sest kui ka müügis ja et me saame tegelikult läbi selle saavutada ükskõik, mis meie eesmärke, nii personaalselt kui ka ärilisi. Aga ma tahaks tegelikult teie käest küsida, te mõlemad mingil hetkel alustasite täiesti nullist. Sina alustasid maaklerina 2,5 aastat tagasi, sina alustasid fotograafiaga ka täiesti nullist ju. Sul on väga põnev projekt tegelikult, mis on koroona ajal tekkinud, millest me kohe ka räägime, aga rääkige mulle palun sellest algusest, et kuidas see siis ikkagi oli. Te olete mõlemad tegelikult kohe alguses hakkasite läbi iseenda oma teenust müüma. Kuidas selle peale tulite? No see on väga huvitav küsimus, selles suhtes, et sul ei olegi ju tegelikult teist varianti. Sina oled sinu enda edu võti, sa pead ise endale looma need eeldused, et sa jõuaksid kaugele ja vastavalt sellele, kui palju sa elus saavutada tahad, seda rohkem sa nagu hakkad pingutama, välja mõtlema, mida teha. Et ma räägin, me alustasime täitsa nullist, et tol ajal ei olnud sellist vahvat raamatut, nagu teil on, täitsa persooni brändingu raamat. Et mina hakkasin lihtsalt katsetama, et ma teadsin seda, et kui ma olen täiesti nullis, siis ma pean kuidagi nähtavaks saama. Eestis on väga palju väga vingeid maaklereid, aga tol hetkel võib-olla oli natukene tabu, selline hästi välja kutsuv või selline hästi selline nagu avalik reklaam endale. Et aga ma tegin seda, sest et ma olin väga noor, üks noorimatest on ju, sa ka on ju, olid noor. Et siis tuli lihtsalt hakata inimesi endale jälgijateks kutsuma. Et mida rohkem sa näitad, mida läbipaistvam sa oled, mida rohkem sa näitad, kuidas sa purud ja kuidas sa õnnestud, seda rohkem inimesed sind armastavad. Et see ongi usalduse kasvatamine, mida see üks kõige tähtsam asi persoonibrändigu juures on, et inimesed peavad sind usaldama. Mis oli võib-olla sinu kõige suurem väljakutse? Oi, ütleme niimoodi, et näiteks, mis tänapäeval, nüüd on hakanud kasvama, olid videod. Dokumenteerimine, mida sa praegu teed, kuidas sa midagi teed ja jagamine selle jagamine, kui sa oled näiteks mingil hetkel korraks läbi kukkunud. Mul oli väga palju pisaraid ja ma rääkisin sellest, inimesed said jõudu juurde, inimesed, noored, võib-olla juba vanemad maaklerid, nad nagu hakkasid tunnistama seda, et see on okei, et sa arenedki ja et see võib-olla oli kõige nagu keerulisem, et sa näitad inimestele, kes sa tegelikult oled. Aga sa näitad seda kõige paremas võtmes, sest et see on edu võti. Kersti, kuidas sinuga on?
Minul hakkas siis eelkõige, nagu te kirjutate raamatus, et see kire leidmine on hästi oluline, et tegelikult algaski sellisest tegelikult vau-efektist, et ma leidsin kirega fotograafia, mida ma siis esialgu mõtlesin kui hobina, aga sellest kasvas väga-väga kiiresti töö, et see on see, et mul oli tõesti, läksin fotograafia kursustele, tegelikult olen inseneriharidusega hoopis ja ehk siis kannapööre oli tõesti suur ja sealt ma sain tõesti nagu sihuke, mul oli ikka täiesti see vau-efekt, et wow, et ma üleöö nägin kõike läbi fotograafia silma. Et ja see selline kire leidmine oli kindlasti minul niisugune lüke nii suurt pööret teha ja niisugust julgust leida. No, võrreldes Sandraga, sul oli tegelikult väga suured eelised, et sa oled ju kaamera taga, sul on nagunii materjali väga palju, kvaliteetset materjali, sa saad teisi inimesi näidata, aga millised olid sinu väljakutsed alguses kohe? No kõige alguses lihtsalt üldse see hirmudega tegelemine, et kus sa võtad julguse üldse, et jätta selja taha stabiilne töö, kindel palk, ja alustada millegi täiesti uuega, mis ikkagi nõuab mingil määral ka oma investeeringut, et nendest hirmudest üle saamine kindlasti, et see julgus minna ja teha, aga tegelikult fakt on see, et mitte midagi ei juhtu, kui sul julgust ei ole. Kerstil on tegelikult hästi põnev lugu, ma arvan, tõesti restart nagu tegelikult ja ma arvan, et sellest ilmselt kujuneb järgmine koroona edulugu. Räägi sellest natukene. No siis koroona ajal ilmselgelt siis selle kriisi ajal fotograafiaga tegeleda ei saanud, et esimesed paar nädalat läks aega, et oma pildid ära töödelda ja siis sai lastega maalitud ja joonistatud ja igast muid asju tehtud ja lõpuks ikkagi ühesõnaga tuli meelde üks väga ammune mõte, millega mul mitte kunagi ei olnud aega tegeleda. Ja ühesõnaga õmblesin endale ühe pusa. Postitasin sellest pildi, et õmblesin endale pusa Instagrami. Ja hästi huvitav oli see, et mul oli tegelikult paar aastat enne seda olnud täiesti selline tootmisidee, aga sellel hetkel, kui ma nüüd seda tegin, ma lihtsalt tegelikult õmblesin endale päriselt pusa, ma ei mõelnud mitte midagi muud selle all. Aga hästi palju hakkas tulema tagasi, et õmble mulle ka selline. Ja selles mõttes, et ma mingil määral mõistan õmblust, aga mitte nii hästi, et ma seda päris teenusena ise pakkuda saaks. Aga mõtlesin, et aga äkki tõesti, et miks mitte? Ja otsisin üles oma vanad kontaktid, leidsin endale väga hea õmbleja, leidsin väga toreda trüki ja hakkasin proovima. Ja niimoodi on juhtunud, et esimesed varsti ligi 100 toodet on valmis ja turundus käib juba nii-öelda nagu minust ette, et ma ei ole jõudnud veel kodulehtede asjadegini kui inimesed juba ootavad ukse taga, et hästi vahva. Minu meelest on tegelikult hästi hea näide, et väga tihti mina näen, et inimesed ei julge alustada ettevõtlusega, et peaks logo peale mõtlema või peaks veebi tegema, aga sinul on tegelikult nagu väga hea näide, et kui sa teed mingit asja kirega ja sa tõesti tahad seda teha ja sa lood ägedat toodet, siis tegelikult inimesed tulevadki sinu juurde. Ma tean, et te tegelikult mõlemad olete meie raamatut sirvinud, aga ometi te tegite seda sellel hetkel, millal teil oli juba väga tugev persoonibränd. Et kui te nüüd vaatasite seda loodetavasti tarkust, mida me siia kirja panime, et kas oli midagi, mida te võtsite kasutusele või oleks võtnud kasutusele siis, kui te alustasite? Ma oleks kõik võtnud selles suhtes, et nagu mind kasutati ühe näitena seal just nagu persoonibrändiga osas, et tegelikult need punktid olid mul ju täidetud, mida seal raamatus sooviti, aga lihtsalt, et mul läks ikkagi ju ütleme 1,5 aastat aega, et jõuda sinna sellisele nagu tasemele, nagu teie raamat nagu võib-olla kiiremini siis inimesi viiks. Et lihtsalt, aga samas oli väga vinge kogemus, siis ongi meil teistega midagi jagada, onju.
et aga kindlasti see kõik, mis seal on, see tuletab pidevalt meelde ka, sest et mida edukamaks sa saad, seda võib-olla vähem sa hakkad mõtlema sellele turundusele, aga sellega peab kogu aeg tegelema, sest et turundus ongi see nagu tulevad, et kui sa mainid midagi, siis mingi tuttav mainib kusagil, et need asjad hakkavad ringiga tagasi tulema, et see ongi ju see ettevõtlus, et sa saad, et sa jõuad igale poole ja noh, natukene peab panustama ka. Kersti. Oleks päris palju abi olnud, kui oleks raamat siis olnud olemas. Et selles mõttes mina ka vaatasin, et päris palju asju ma olen teinud nagu tunnetusega õigesti, aga see tõesti on lihtsalt võtnud nii kaua aega, et need asjad ja need sammud leida. Et oleks keegi siis öelnud need asjad siis ette, oleks olnud lausa suurepärane, et praegu ka Moodiga alustades on ikkagi palju rohkem neid teadmisi. Hästi huvitav oli lugeda tegelikult, et täpselt, et mul oli mingi selline tunnetus ja tõesti, et see ongi nagu selline täiesti nagu tark ja vajalik samm, et üks võib-olla niisuguseid suuremaid, üks niisugune põhiasi muidugi täpselt see kire leidmine on ju, üks suuremaid näiteks minul läks hästi kaua aega jõuda, oli see, et julge abi küsida. Tegelikult me alustasime koroona ajal ka oma sellist restarti projekti ja hakkasime tegema laive ja me oleme kutsunud sinna väga palju erinevaid inimesi. Inimesi, kes on teadlikult tegelenud persoonibrändiga, inimesi, kes ei ole teadlikult tegelenud persoonibrändiga nagu teie, aga ometi tegelikult nad on jõudnud samasse kohta ja me oleme jõudnud arusaamiseni, et selleks, et persoonibränd tegelikult töötaks, eriti kui me räägime sotsiaalmeedia, mis tegelikult annabki sellele turundusele steroide, et lihtsalt me jõuame nii palju kaugemale. See võtmesõna on tegelikult autentsus ja see autentsus tulebki siis, kui me teame, kes me oleme, me teame, millised on meie väärtused, milline on meie kirg ja siis ei olegi midagi muud vaja. Ja samas persoonibrändingu puhul väga tihti räägitakse just sellisest nagu välisest pakendist, et mida me siis väljapoole kuvame, aga siis kui me ei mõtle ikkagi läbi, et mis on see meie olemus, siis on väga keeruline kommunikeerida. Ma eile õhtul tegin veise sisefileed ja mul tuli paralleel persoonibrändinguga, et kui sul tegelikult väga hea tooraine ja sa saad sellest aru ja sa tead, kuidas seda käsitleda, siis ega seal midagi muud ju väga lisada ei ole vaja, natuke pipart, natuke soola, natuke võide ja siis turundusega on täpselt sama asi. Aga rääkige mulle sellist asja, et kui te alustasite täiesti nullist, kaua aega läks teil, et te nägite reaalseid tulemusi ja me räägime teile tegelikult meie mõlema puhul tegelikult ärist ju, et millal siis hakkas tulema raha? Okay. Selles suhtes, et mina võin öelda, et lihtsalt mul ei olnud muud varianti. Ma olin täiesti nullist alustanud, ma olin just tulnud 300-eurise palga pealt, et mul oli vaja hakata teenima, nii et ma mul oli ainult telefon, mul oli vana iPhone, mis tol ajal ei teinud isegi võib-olla nii häid videosi, aga ma lihtsalt tegin, pildistasin, jäädvustasin kõike, näitasin oma arengut, näitasin, mida ma õppinud olen. Okei, jah, mõned kliendid esimesed ikkagi saad läbi tavakasutajate kõned, et helistad lihtsalt inimestele, et ma olen nüüd siin, et aga võib-olla pärast esimest paari tehingut, sest ma jäädvustasin seda kõike. Ma rääkisingi, et teate, nii raske oli, aga ma õppisin, see oli nagu keerukas, aga ma sain tänu sellele tugevamaks ja sa räägid inimestele südames, sa räägid neile ausalt, et sa ei ole, selles suhtes, et seal on väga palju variante, kuidas midagi valesti teha, aga kui sa teed seda siiralt ja teedki positiivses võtmes, siis inimestele jääb see külge. Et see on täiesti okei, et see võib-olla kaamera ei ole just õiget pidi, see on täiesti okei, et sul võib-olla see kvaliteet ei ole kõige parem, aga emotsioon müüb, see, kuidas inimestele lähened, see müüb, et võib-olla vist oligi ainult mingi paar kuud ja siis hakkasid inimesed mulle kirjutama, et tead, Sandra, ma olen sind jälginud, et mul soovitati sind jälgida, et kes olid alustavad maaklerid, et nemad jälgisid mind, nemad soovitasid mind tuttavatele, mõned tuttavad, kes ei tahtnud maakleriteks saada, nemad tahtsid hoopis teenust ja nad lihtsalt ütlesid, et positiivsus, mida nad nägid läbi kaamera ja postituste, et see on nakkav, et lihtsalt tule tutvusta oma tööd, räägime, õpime, areneme, et nagu
et mul läks ainult reaalselt paar kuud aega ja et kui muidu öeldakse, et makleritel läheb, ma ei tea, pool aastat, aasta, et ennast käima saada, siis see on tegelikult kõik endas ja turunduses kinni ja väga suuresti turunduses, sest et meil on väga kõvasid maklerid, kes võib-olla nagu ongi ennast selle turundamisega üles töötanud ja meil on väga kõvasid maklerid, keda inimesed ei tea, sest nad ei turunda ennast. Et aga see on ju mingi 15 aasta töö, 15 aasta vili, et panen kohe pauguga alustada ja hakata nagu see, millest sa praegu räägid, tegelikult tuletab mulle sellist Kodaki efekti, et väga tihti ja väga paljudes erinevates valdkondades ongi sellised pealehakkajad nagu sina, kes tulevad, teevad, on pildis ja ometi teisel pool on olemas inimesed, kes on selles valdkonnas juba aastaid tegutsenud, neil on tohutult palju kogemusi, aga mitte keegi neist ei tea ja tänapäeval tegelikult järjest rohkem ma näen, et see ei ole enam selline nice to have, et võiks nagu midagi lisaks teha, vaid see muutub täiesti kohustuseks, sest koroonaaeg tegelikult näitas meile seda, et kui meil ei ole füüsilist maailma, füüsiline maailm on lukku pandud, siis tegelikult see virtuaalne maailm peab nagu vähemalt toetama meid, kui mitte nagu võimendama. Aga Kersti, kuidas sul? Fotograafiaga see nüüd kuidas võtta, et ühelt poolt hakkas sisse tulema väga kiiresti, et teiselt poolt on see, et ikkagi see, et fotograafiaga alustada, et ta ikkagi nõuab niisugust oma investeeringut, et selles mõttes ma tegelikult ei oleks saanud alustada, kui minu siis eksabikaasa ei oleks mind väga hästi toetanud seal. Et kuna tema võimaldas selle aja mulle, et ennast üles töötada ja võimaldas ka siis seda, et osta mulle see esimene tehnika, et ma küll usun hästi sellesse, et alustada ei tuleks niimoodi, et kõigepealt ostan tuhandete eest tehnikat ja siis hakkan õppima, kuidas seda kasutada, et pigem läksin kogu aeg samm-sammul, et ma arenesin iga järgmise vidinani. Et selles mõttes jah, et ühelt poolt sisse hakkas kohe tulema, kuigi ma tegin ka hästi palju tasuta tööd alguses, et kätte harjutada ja soovitan ka teistele algajatele seda teha, aga jah, et millal ta nüüd kasumlikuks päris muutus, läks ikkagi võib-olla alguses, läks niimoodi samm-sammult, et alguses ikka taskuraha ja siis, aga samas minu olukord võimaldas ka seda, et kui mul oleks olukord olnud nagu Sandral, eks ju, et sa pead nagu järgmisel kuul reaalselt oma maksud maksma, ilmselt siis ma oleks pidanud veidi teistmoodi toimetama ja teiseks mul olid siis lapsed veel üsna väikesed, et ma ei saanud ennast veel kohe algusest peale 100% pühendada. Ja samamoodi nagu siis nende moodidega, et tegelikult samamoodi ju ta nõuab ikkagi alustamine oma investeeringut. Müügid hakkasid palju kiiremini, kui ma selleks valmis olin. aga jaa, kõik on võimalik, tuleb lihtsalt alustada, et ei ole seda, et ma ei saa alustada sellepärast, et ma ei tea, millal midagi sisse toob. Kui sul on kirg, töötahe ja sa tegutsed, siis kõik tuleb. Kõige halvem asi, mis juhtuda saab, ongi see, et midagi ei juhtu. Täpselt. See on terve elu mind kaasas kandnud, et kui keegi kardab, reaalselt kardab, uued kardavad teha videosi, uued kardavad promoda ennast, et äkki, mis juhtuda saab? Mitte midagi, et nagu sa saad siit ainult edukamaks, ainult paremaks minna. Teiega on nii põnev vestelda, oleks tahtnud teie käest veel väga palju asju küsida, aga meil kahjuks on väga piiratud aeg. Kas teil on mõni soovitus, mida te inimestele, kes meid vaatavad, annaksite oma kogemuste pagasi põhjal? No, siis minu jaoks ikkagi minu kogemuse põhjal kõige esimene leia see oma kirg, et see ikkagi on nagu, kui sa teed kirega asja, siis sa ei märkagi, kuidas aeg lendab, sa ei märkagi, kui palju sa tegelikult sinna tööd ja aega paned. Et see on kindlasti minu meelest üks tähtsamaid. Teiseks, ole valmis tööd tegema, et ega võime universumisse soove saata, et ma tahan saada selleks, aga mitte midagi ei toimu, kui sa tööd ei tee. Ja kolmas olekski, et ära karda, et mitte midagi ei juhtu, täpselt, et mitte midagi ei juhtu, kui sa ei tee mitte midagi ja kardad kodus. Minu poolt oleks ka nagu see julguse asi, sest et ma ikka niimoodi muretsesin kogu aeg, et ikka täitsa nagu, et mis ma nüüd valesti teen ja mis mitte. Aga kui sa oledki läinud selle enda valdkonna ja sa tead, et sa tahad sellega kusagile jõuda, siis sa lihtsalt hakkad tegutsema. Et kui sa tead oma toodet, sa tead kes sa olla tahad, sa tead, kellena sa ennast teistele näidata tahad, siis see tuleb loomulikult, sest et sa usaldad iseennast. Et tõesti võib-olla on raske brändida midagi, millest siis ise ei usu, aga kui see on sinu persooni bränd, siis sa ju
inimesed usume endasse, on ju, et nagu me teeme seda kõike enda jaoks ja me tänu sellele saame ju motiveerida väga paljusid teisi, et kui sina läbi lööd, sa suudad ennast nagu kehtestada kui väga hea sellise eeskujuna, siis inimesed lihtsalt võtavad sellest kinni, sa aitad teisi, oled ise parem inimene, pluss sa oled edukas ka. Väga äge ja tegelikult meil on siin ainult 2 valdkonda, 2 lugu, neid edulugusid, kuidas inimesed on saavutanud oma eesmärke ja täitnud oma unistusi läbi persoonibrändi, on tegelikult ka Eestis, mitte ainult maailmas, vaid ka Eestis on väga palju. Meil on väga tore lugu, kuidas 50-ndates naine on läinud tippjuhi kohalt ja nüüd toob šampanjat maale, tegeleb oma kirega. Meil on üks klient, kes on ühe Eesti keskmise ettevõtte tegevjuht, kes on tegelikult läbi persoonibrändingu on jõudnud 3-4 kuuga maailmas täiesti tippu, et kõik valdkonna tegijad tegelikult tunnevad teda. Meil on neid lugusid on tõesti meeletult palju. Ja see põhjus, miks me seda raamatut kirjutasime, ongi tegelikult see, et oleks ühes kohas üks väga konkreetne juhend, et kuidas, mis samme peaks tegema selleks, et õigesse kohta jõuda. Enne kui ma lõpetan, siis ma annan teile sellist väga kiiret 7-sammulist juhendit, et te saate tegelikult juba praegu hakata teadlikult tegelema persoonibrändiga. Esimene, pane paika eesmärk, mida sa tahad saavutada. Teine, mõtle selle peale, et kes sa oled, mis on sinu sees. Mõtle, kes on sinu klient, kes peab sinu teadma. Mõtle selle peale, mida ta peab sinust teadma, ehk sinu lugu, mis teda kõnetab. Mõtle selle peale, et kuidas sa seda lugu edasi annad, ehk siis sinu postituste plaan ja strateegia. Mõtle kanalite peale, kus on need inimesed, kes peaksid sinust teadma ja mõtle ka selle peale, et kuidas sa mõõdad oma tulemusi. Kui sa tahad teadlikult tegeleda persoonibrändiga, siis ettevõtlusnädala raames meie raamatul on soodustus märksõnaga Restart, saad seda meie käest kätte ja meil tegelikult alustab juba reedel persoonibrändi veebiakadeemia, kuhu te kõik olete teretulnud. Aga tüdrukud, ma tänan teid väga selle toreda vestluse eest ja tegelikult veel rohkemgi ma tänan teid selle eest, mida te teete. Teie kirg paistab ka läbi ekraani läbi ja ma täiesti usun seda, et te inspireerite väga paljusid inimesi ka, kes neid kuulevad ja näevad täna. Aitäh teile! Aitäh!